Ukraina sõda jätkub, Eesti panustab mitmel rindel, väga tublit tööd on teinud Eesti vabatahtlikud, kes algusest peale on Ukrainat toetanud nii, kuidas jaksavad ja suudavad. Tere hommikust, Raivo! Tere hommikust! Teie olete üks nendest inimestest, kellest kirjutas juba kevadel, kui Eesti inimesed võtsid end kokku, panid seljad kokku ja hakkasid Ukrainat toetama. Kõigepealt kuulivestidega ja sealt see pall hakkas veerema. Et kuidas teil vahepeal läinud on? Kas see on üks lõputu töö ja pidevalt on töö käinud? Jah, et põhimõtteliselt meie alustasime kuskil vist sõja teisest või kolmandast nädalast ja praegu on töö kogu aeg aktiivselt käinud. Eks muidugi asjad, mida küsitakse, on muutunud. Täna kindlasti lähevad juba aktuaalseks talveriided, soepesu ja sellised asjad, et see ongi pidevas muutumises ja praegu tundub, et tööd veel jagub. Just pidin küsima, et mida praegu kõige rohkem vaja on, sa seda lähenevat talve juba mainisid? Et ongi mõndadel liikuvatel üksustel on vaja näiteks ahjudega telke, mis seal sõja alguses võib-olla mõndades baasides hävisid, siis ahjudega telgid, soepesu, saapad, talvesaapad, kõik siuke talvevarustused. Lääs on ka öelnud, et ütleme lääneriigid, et nad toetavad talvevormidega, aga vist isegi kui vaadati kõik laod üle, siis pool on ikkagi puudu, et kindlasti on see vabatahtlike töö ka väga oluline seal ja neid vabatahtlikke on tegelikult palju, et väga paljudest erinevatest riikidest, et seal olles oleme väga paljude erinevatega kohtunud ja väga paljudega koostööd teinud. Kuidas teie seltskond muutunud on? Alustasite sõpruskonnaga, inimesi tuli kindlasti vähemalt alguses järjest juurde, et kuidas praegu? Tegelikult ega meil on algusest kuni praeguse hetkeni igapäevaselt, me teeme seda kahekesi sõbraga Martiniga, et kui meil on mingid sellised aktsioonid, et me paneme neid kuulivesti kokku või midagi, siis me oleme üleskutseid teinud, et väga palju vabatahtlikke on meid aidanud. Aga igapäevase selline organiseerimine ja asjade äraviimine, nüüd tõenäoliselt läheb natuke rohkem ka autosid, et siis tulevad paar juhti appi. Aga igapäevane töö ikkagi käib meil põhimõtteliselt kahekesi. Aga seda kardetud väsimust vabatahtlike rindel ei ole tekkinud, kui sa vaatad Eestis ringi. See on ju see, mida kõige rohkem kardetakse, et sellega harjutakse, väsitakse, enda elu on ka raske, inflatsioon, kõik 100 häda, et kuidas tundub? Jah, et eks kõik väsivad selles suhtes ja eks seda mingil määral on ka näha, eks seda on näha ka toetuse poole pealt, aga eks see teeb meie tööd natuke raskemaks, et peab rohkem vaeva nägema, et need asjad kokku saada, kuigi tegelikult ma ütleks, et meie võib-olla nüüd viimase saadetise nagu kokkusaamisega on nagu rohkem aega läinud, aga ikkagi saadetised lähevad järjest nagu isegi suuremaks, ütleme nii, ja võib-olla ongi siis tööd on nagu rohkem, aga see on ka loogiline ja loomulik, et inimesed hakkavad sõjast väsima, aga ma arvan, et me oleme nagu jõudnud selle asjaga nagu sellisesse punkti, kus nüüd nagu küll väsida ei tohiks, et viimaste päevade info, ma arvan, on andnud nagu paljudele sihukest positiivset suunda, et see ei ole küll nüüd koht, kus käega lüüa, et tuleb ikkagi samamoodi edasi liikuda. See saadetis, mis järgmisel nädalal teele läheb, see on suur saadetis. No meie jaoks on see väga suur, üks ma arvan suurimaid saadetisi, jah. Millest see koosneb, kui natukene juppideks lahti võtta? Üks asi on siis siin laua peal droon, väga uhke, mis on siis väga suutlik droon. Selle drooni juures siis ütleme üks suurimaid plusse on siis see kaamera, mis siia alla käib, millel on 200-kordne suurendus, mida siis saab väga edukalt kasutada nii luuretegevuses kui suurtükitule juhtimises ja tegelikult on põhimõtteliselt nad kasutavad neid ka miinipilduri miinide tassimiseks, et siia panevad 82 mm miini, et siis tegelikult see tabavus on oluliselt efektiivsem, kui miinipildur ise ei ole väga täpne relv, ütleme nii. Et muidugi selle drooni puhul see oleks nagu ressursi raiskamine, sest tal on tõesti selle kaameraga see luure ja selline tegevus on nagu kindlasti number 1, et tal on see signaali kaugus ja ütleme see zoom, et sellega ma arvan, 10 kilomeetri peale rahulikult suurendab ära, et tuvastad, mis asi, kuidas juhtida, võib-olla isegi 15, et olenevalt siis ilmastikuoludest ja kõigest sellisest. Droonid on sõjapidamise käiku muutnud, see kirjeldus kõlas väga uhkelt. Kui haruldane selline konkreetne droon on, et ei ole ju nii, et lähed Eestis poodi ja lihtsalt igal pool on sellised saada? No ütleme, et võib-olla paar eksemplari isegi leiab kohe. Täna võib-olla enam ei leia, et me ostsime selle ära,
aga kindlasti on saada, see on siis võib-olla selle drooni puhul siis laiatarbe või ütleme, mis eraisikud saavad osta, ma arvan, et see ongi nagu see lagi, et siit edasi võib-olla on juba nagu sõjadroonid ja selline, et ta on ikkagi tööstuslik droon. Aga ma arvan, et selliseid droone olekski just rohkem vaja, et kui leedukad said oma Bayraktari kokku ja lätlased on ka oma raha kokku saanud, ja siis näiteks eestlased ei pea sama tegema, võiksid näiteks korjata 100 sellise saatmise, mis muudaks, ütleme, suurtükiüksused väga efektiivseks. Sest ütleme, sihturi asemel on droonipiloot, kes siis juhib ja palju efektiivsemalt, ma kujutan ette, juhib ja saab infot, igasugust luureinfot. Et selline algatus, sest ma arvan, et eestlased on küll palju aidanud, aga vaadates ka lätlasi leedukaid, ma arvan, et meil võime veel püüda, et võib-olla suudame rohkem. Mis veel järgmisel nädalal teile läheb? Kiirabi autod, see on ka asi, millest oli kevadel väga palju juttu, et need ei ole Eestist otsa saanud, et on võimalik ka sellel rindel aidata. No eks nad Eestist said suht kohe otsa, eks need enamus, mis sinna ka viidi, on tegelikult kuskilt välismaa kiirabidest organiseeritud siia. Ja et me oleme nüüd komplekteerinud veel ühe kiirabi Aasovi pataljonile, kellel ei olnud siis evakuatsioon, tegelikult ta läheb nagu evakuatsiooniks, et natukene on spetsiifika erinev tavalisel kiirabil ja siis sõjaväe evakuatsiooni autol. Aga jah, meil on ta juba varustatud, seadmed, kõik on olemas. Lisaks siis asi, mida meilt on palju küsitud, kiivrid, et ühe teise organisatsiooniga koos on kohe jõudmas meieni 400 kiivrit, et ja siis seda muud varustust on nii palju, seda me ei jõua siin nimetada, aga need on nagu põhi, et siis kiirabi täisvarustuses droon, niisugune suurem droon. Et me loodamegi selle drooni pealt saada palju videosid, tagasisidet, et siis võib-olla edaspidi organiseerida veel selliste droonide saatmist sinna, sest nad on küllaltki kallid, aga nad on ka selle eest väga efektiivsed. Kas abi toimetamine Ukrainasse on muutunud märkimisväärselt lihtsamaks ka, et süsteemid töötavad kõik või see ei saagi lihtsaks muutuda, kui tuleb abi toimetada sõjakoldesse? No ei, pigem muutub see iga päevaga keerulisemaks, et just Poola piir nõuavad järjest rohkem igasuguseid pavereid ja vahepeal on see tõesti nagu müstilised nõudmised nende poolt, aga jah, ega selles suhtes täna on enamus siukesed võitlevaid üksusi on rindel, et kõige efektiivsem on ikkagi nad viia sinna rindele ja ma arvan, et kõik koostöö, mis me oleme teiste vabatahtlikega teeme, et see info, mis me kogume iga kord, kui me käimegi seal põhimõtteliselt ju siis rindejoonel, kus nad siis on, et me saame nagu väga head tagasisidet, mida neil just vaja on, kellel on see suurem vajadus, kellel mille jaoks, et need asjad jõuaksid, sest küsivad ju kõik, aga et sa ise näed, et see droon läheks õigesse kohta, et hakkaks seal nagu tööd tegema, mitte et kellelgi jääb ta kuskile igaks juhuks. Et see on ka nagu selle asja juures, ma arvan, väga oluline. Ja sa oled kaasa võtnud ka siin näiteid, need on siis nende üksuste omad, keda te olete toetanud? Jaa, et keda me siis kas rohkemal või vähemal määral oleme toetanud. Imits, see on siis üks üksus, mis on väga lähedal praegu sellele Iziumile, kus eile läks väga tuliseks. Ja jah, siin meil on. Nii et see on ju päris uhke nimekiri, et väikene Eesti, sa küll ütlesid, et meil on veel minna, kui mõelda ka naabritele ja sellele, kes kuidas aitab, aga et vaadates seda, kui paljude üksusteni on abi Eestist jõudnud, et ikkagi natukene võite olla ka uhked enda üle. Ja eks me proovime nii hästi, kui me seda suudame, et ja eks me proovime ikkagi seda nii kaua teha, kuni see ukrainlased on oma võidu saavutanud või siis nii kaua, kuni meil toetust on, loodame, et inimesed meid nii kaua toetavad ja me saame seda nii kaua teha. Mis teie jaoks nüüd edasi, kui see järgmise nädala saadetis on läinud, siis töö jätkub samamoodi, et ootate tagasisidet, et saaks teada, mida on vaja, jätkate komplekteerimist ja järgmiste saadetiste koostamist? Jah, täpselt. Tõenäoliselt me tuleme tagasi sealt talvevarustuse nimekirjaga, mis meil küsitakse ja kindlasti on droonid ühed asjad, mida me tahame veel viia, sest me näeme nende efektiivsust seal, nende vajalikust ja tegelikult nendega koos tuleb alati ka tagasiside videode näol, et inimesed näevad, kuhu siis see annetatud raha täpselt või kuidas see tööd teeb, see annetatud raha. Raivo, suur aitäh teile. Tõesti, see droon on uhke, kindlasti on sellest palju abi ja kõigist nendest teistest asjadest ka. Nii et kas üleskutse võiks ka esitada, et kui nüüd keegi kuulas meid, vaatas,
mõttes, et ma tahaksin kuidagigi käe külge panna? Ja, et noh, alati muidugi on annetuse toodetud MTÜ Pariisi moto. Kahjuks meil ei ole sellist aega olnud, et kodulehega väga tegeleda. Aga minu nime alt Facebooki konto alt on kõike, ma jagan igasuguseid üleskutseid asju. Ja kindlasti selle drooni puhul ma tahaks tänada Scandium kinnisvara, Kalle Aronit, kes on meid väga palju aidanud juba kuulivestide tootmisega ja pani väga suure panuse siia sellele drooni. Ja igaüks, kes tahab sellise drooni projektis osaleda, kindlasti saab ka kirjutada raivojaht@gmail.com või siis läbi Facebooki kuskilt saada ühendust. Raivo, suur tänu, jõudu tööle! Aitäh teile!